tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime piisavatest ja tarvilikest tingimustest. Mis need on? Piisavad tingimused on tingimused, mis kirjeldavad ühte konkreetset näidet. Näiteks lauses, kui vihma sajab, saab maapind märjaks. On vihmasadu piisav tingimus selleks, et maapind saab märjaks. Küll aga ei ole tegemist tarviliku tingimusega, sest et selleks, et maapind saaks märjaks, on võimalik mitmeid teisigi tingimusi tuua. Näiteks sa kastad seda voolikuga või keegi ajab teetassi ümber. Ehk siis vihmasadu on kõigest üks piisav tingimus selle kirjelduse rahuldamiseks. Meie aga tahame leida definitsiooni ruudule ja selle jaoks peame me leidma piisava ja tarviliku tingimuse. Ehk leidma siit laualt sellise kombinatsiooni tingimustest, mis kirjeldaks kujundit siis ja ainult siis, kui tegemist on ruuduga. Meil on valida 14 erineva tingimuse vahel. Proovime siit võtta mõned juhuslikud ja vaadata, kas me saame sellest kokku ruudu. Alustame näiteks väitest, et ruut on nelinurk, mille kõik küljed on võrdsed ning mille vastasküljed on paralleelsed. Kuidas tundub? Kas seda definitsiooni rahuldab ainult ruut? Nelinurk. Ruudul on neli nurka. Kõik küljed on võrdsed. Ruudu kõik küljed on võrdsed. Ning vastasküljed on paralleelsed. Ka ruudu vastasküljed on tõepoolest paralleelsed. Seega näeme, et ruut vastab nendele tingimustele. Nüüd on küsimus aga selles, kas kõik need tingimused defineerivad ainult ruudu, ehk et need kolm tingimust siin ei kirjeldaks ühtegi teist kujundit. Proovime joonistada mõned ruudule sarnased kujundid. Näiteks ristkülik. Ristkülik on nelinurk, mille kõik küljed ei ole võrdsed. Seega ristkülik siin ei kehti. Proovime siis joonistada rombi. Romb on taaskord nelinurk, mille kõik küljed on võrdsed, tõepoolest on võrdsed, ning mille vastasküljed on paralleelsed. Kui me vaatame nüüd vastaskülgi, ehk see külg ja see külg ning see külg ja see külg, siis nad tõepoolest on paralleelsed. Seega rahuldab ka romb neid tingimusi. Järelikult ei ole need tingimused siin tarvilikud ja piisavad, et nad defineeriksid ruutu. Järelikult peame midagi siit välja vahetama. Vahetame näiteks selle kõige alumise tingimuse mõne muu tingimuse vastu. Lisame siia tingimuse, kõik nurgad on võrdsed. Sellisel juhul on meie definitsioon. Ruut on nelinurk, mille kõik küljed on võrdsed ja kõik nurgad on võrdsed. Kas sellest piisab ruudu defineerimiseks? Ruut on tõepoolest nelinurk, mille kõik küljed on võrdsed ja mille kõik nurgad on võrdsed. Jah, ruut rahuldab seda definitsiooni, kuid kas rahuldab seda ka mõni teine kujund? Ristkülik on nelinurk, millel taaskord kõik küljed ei ole võrdsed, seega sellega on kindel. Romb on nelinurk, mille kõik küljed on võrdsed, kuid mille kõik nurgad ei ole võrdsed. Seega peaksime me rombi muutma niimoodi, et tema kõik nurgad oleks ka võrdsed. Selle tulemusena saame aga taaskord ruudu. See siin on tarvilik ja piisav tingimuste kombinatsioon selleks, et defineerida ruutu. Proovi sina nüüd kodus välja mõelda, missuguste tingimuste kombinatsiooniga saaks veel defineerida ainult ruutu.